Tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore ja mõtle nüüd. Tulen stuudiosse täna, tahaks teha saate salvestust ja tegelikult midagi siin juba toimub. Stuudio on rahvast täis, mul isegi ei ole kuhugi istuda, kõik tugitoolid, diivanid, padjad, isegi aknalauad on täidetud noortega. Ja ma muidugi tean juba, et teemaks on neil tore suvekool ja mind väga huvitab juba, mis seal saama hakkab. Aga ühtlasi on meil ka hooaja viimane saade. Ehk siis ma tegelikult tahaksingi ise minna puhkusele nagu eelmisel aastal ja anda teatepulga üle noortele, et täitku see eetriaeg suvel ise noorte poolt. Aga enne tahaksin küsida äkki hoopis niimoodi, et kes noortest on olnud suvekooli meeskonnas kõige kauem? Juba mitu aastat? Mina. Sina, Miina. Väga hea, Miina. Tule siia minu juurde. Nonii. Mitu aastat sa oled siis olnud? No see aasta ma olen vist 3. korda juba. Või alles juba. Juba 3. korda. Mis alles? Sa tahad veel tulla või? Eks näis, kuidas jõuab. Ei tea ju veel tegelikult ette. Kuhu. Ja kuidas sa seda 3 aastat kokku võtad? Ma arvan, et ühe sõnaga kokku võttes lihtsalt tore. Lihtsalt tore. Ja tegelikult tore. Üks nendest on alles ees, on ju? Sina oled kindlasti nüüd juba mitu sammu minust ees, selles mõttes, et teadmistega, et ma ei tea täpselt, mis teil siin toimub. Kuidas nii? Ja kui sa saaksid mind kurssi viia, ma oleksin väga õnnelik. Ja, muidugi. Ma arvan, et vaataja ka kindlasti ei tea, mis meil toimub siin, nii et teeme kiire ülevaate siis. Teeme kiire ülevaate. Tule mulle kaassaatejuhiks, issand, mulle meeldib. Ma alustasin seda hooaega koos kaassaatejuhiga Keila noortekonverentsilt ja nüüd tore suvekooli noortemeeskonnaga jällegi on mul kaassaatejuht, see mulle meeldib väga. Nii et ütle nüüd, kuhu minna ja mina tulen kaasa sinuga. Ma arvan, et kõigepealt peaks räägime stiilipedudest. Meil on siin Keila punt, nagu te näete. Ja Georg paneb meile kohe siit ilusa lause. Mis stiilipeod? Mis on teemad? Stiilipidudega siis. Esimene päev võtame väga loomulikult, nagu te näete. Teine päev, te ei kujuta ette. Raju. Meeletu raju. Aga äkki teha vastupidi? Ei. Rahvas on otsustanud. Kertu nõustub. Ei nõustu. Vaata, mis see nüüd tähendas? See tähendab seda, et alati on keegi, kes tegelikult ei taha ennast näidata ja kes ei taha, et temalt küsimusi küsitakse. Ja tore, see on see täitsa okei, võidki nii olla lihtsalt kaasas ja leida oma rolli teise koha peal. Niimoodi, aga aja põnevamaks läheb. Ma saan aru, et siin mängitakse 2 sõnaga. Mina küsiks praegu rohkem, et mis seal rahu, mis need on üldse? Räägid äkki natuke täpsemalt, mis see rahu ja mis see raju on? Rahu, me võtame kõik hästi rahulikult. Mis ma selga pean panema? Värvid, väga värvilised paneme kindlasti. Me chillime, kuulame muusikat, oleme. Hästi, ja raju? Ja raju, pane selga kõik raju moodi. Google. Selge, ma arvan, et selle kohta leiab infot täpsemalt siis tore leheküljelt. Kui meil on see paika pandud, ma saan aru, et praegu veel töö käib. Töö käib vist, tundub, et see on täiesti hoos, aga et mängitakse sellise 2 poolusega, saan mina praegu aru, mis tundub hästi põnev, et kuidas see lõpuks välja tuleb. Väga hea, sinna stiilikale ma tahaks küll minna, mõlemale. Mina ka, juba ootan. Kuhu sa mind veel viid? Arvat edasi, lähme sinna EPO juurde, sinna pesadesse. See mees. Pesad töötubadesse. Lähme sinna ära. Nii, aga ma saan aru, et Mirtelil on juba mikrofon käes, et sa tahad rääkida meile töötubadest lähemalt natukene. No niivõrd palju, kui meil siin mõeldud on natukene on, et me tahame väga neid töötubasid siis seostada teemaga, siis rahugramm. Ja siis me natuke mõtlesimegi, et näiteks unenäopüüdjaid teha või kuidas stressi maandada ja siis mul tuli veel näiteks stressipalle võiks teha. Ja Stiinale kindlasti veel tiksada.
Mina omalt poolt lisaksin seda, et paljudel noortel ei ole kellega rääkida, nii et neil ei ole ka seda rahutunnet sees. Ja võikski olla mingi töötuba, kus sa saad lihtsalt ennast välja rääkida, kas välja karjuda või kuidagi nagu nutta või naerda midagi teha, et sul see rahutunne sisse tuleks. Sest kui ma olen seda teinud, karjunud, ma olen ka seda üksinda teinud, aga see oli väga hea tunne, see tunnetada see rahulise poole midagi hea. See on väga hea idee. Kas tahab lähemalt rääkida, kas meil on mõni töötuba juba selline, kus saab natuke karjuda ja natuke nutta? Et kui me Rennikust mäletame ühte Mariat, siis midagi sarnast võiks tulla ka sellel korral, siis juhendajatele on meil väga põnev töötuba neurograafika, mida teeb meie enda Nadja teie koolist, Valga põhikoolist. Ja see tundus nii põnev, et see on midagi uut temale endale ka ja ta ütles, et vaja on algumi paberid, markereid ehk siis neuro ja graafika, aju ja käeline asi saavad kokku ja see kõlab tõeliselt põnevat. Aga töötubadega ma arvan, et need saavad olema jälle sellised nagu alati põnevad. Noortest on öelnud Triin Suver, et tema tahaks kuidagi panustada. Et mõnes mõttes vanad head tegijad ja mõned uued ka, terve hulk juhendajaid on öelnud, et nad tahavad teha töötuba. Aili, Heli, Maarja, nii et terve rida. Seda on tore kuulda. Marju, kas sa said selle pildi nüüd endale selgemaks? Ma asetasin ennast noore sussidesse ja mulle tundus juba nii palju teemasid, nii põnevad, aga ma tean, et üks noor saab läbi käia vist 3 tükki ühe päeva jooksul, mis on ka päris hea kogus tegelikult käia niimoodi koolitusel ja loomulikult juhendajate töötuba. Sinna ma vist lähen. Mulle tundub, ma lähen vist sinna. Muidugi lähed. No jah. Nii, aga kuhu sa mind veel viid? Räägime pesadest ka. Pesad on siin samas. Istuvad siin aknalaua peal. Nii, aga pesadest tahab meile rääkida Virtel. Ja, meie pesad on siis nimede kohas näiteks. Meil oli palju arutelu, suur arutelu. Et meil olid kohade nimed, meil olid elemendid, meil olid kristallid, meil olid, mis meil veel oli? Meil olid lilled ja teed ja erinevad asjad. Hästi palju oli. Ürtid vist oli ka. Ja siis lõpuks jäi vist meil elemendid. Ja pesa peadest ka, kes meil on öelnud, et tulevad on näiteks Rolle, Heli, Kristin, Angela, Aili ja Kristiina ka. Ja näiteks me anname mõtteid ka. Tegevused võiksid olla nagu omad ringmängud, toredad mängud. Sa tead mõnda ringmängu? Ringmängu. Ma ei tea, enda tore tundides me oleme teinud ühte mängu nimega bussimäng. See on meie kõigi lemmik. Ja üks klassikaline mäng on nimering. Nimering, muidugi. Väga põnev, aga kas te ise plaanite ka pesategevuses osaleda? Mina tahaks kindlasti pesategevuses osaleda, aga tahaks küll, kui just keegi teine, kui nagu kõik teised tahavad ka. Ja kui kohtasid jääb üle, siis ma ikka tahaks olla ka pesaabi. Väga hea. Minul tekib siin hoopis see küsimus, et ma vaatan Mirtel siin, et kas ma saan õigesti aru, vähemalt mina ei mäleta, et keegi oleks nii noor olnud meeskonnas juba. Kui vana sa oled? 14. Ja mitmes klass on siis? 7. klass. Okei, võib-olla isegi on. Mina ei mäleta, mina ei tea. oli Karl ja Velli näiteks. Nad olid ka 7. siis või? Et juba 7. klassi noored tulevad sellist üle-eestilist asja korraldama, nii tore. Aitäh, et sa oled meil. No muidugi, kes teeb, see jõuab. Ja sa oled esimest aastat on ju, et kuidas sul tunne on praegu? Mul on väga hea tunne, siin on ümberringi nii toredad inimesed ja mis teha? Mirtel hakkas meelitama nüüd. Mis te nüüd? Jah, vanad ja kogenud ja siis noored. Et see on sellises vanuses on see meelitus, mõtle. Olla vanem natuke. Jaa. Okei.
see kõlab selgeks. ja minu jaoks kõlab see väga ägedalt ja ma juba nagu põnevusega mõtlen, et huvitav, kuidas see kõik nagu kokku lõpuks kõlab. mind huvitab ka see. aga see on kõik ootab meid ees augustis ja üks või isegi 2. Lähme räägime sponsoritega ka vahepeal. Tahaks ikkagist erinevat nänni ka saada sulega lihtsalt. Vaatame, mis nad juba saanud on. ja sellega tegelete ka veel või? Noored ise otsivad. Ära alahinda. Ma ei alahinda, ma lihtsalt olen imetluse nagu lainel. Ma imetlen. Kohe lähme vaatame, mis nad on teinud juba. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Aitäh. No nii, sponsorid, mis te vahepeal teinud olete? Ka tublisti sponsorid endale otsinud. Meil on ideid nii palju ja see ongi see, et kes see kirjutab ja kas üldse saab. Ja see arvestamine on niisugune ajurünnak, et mõeldagi, et kui palju küsida, kui palju on ebaviisakas küsida. Et selliselt meil on läinud. Minul on alati see küsimus, kuidas siuke asi üldse käib? Ma ei ole sellega eriti ise tegelenud elus. Ja no, kuidas see käib siis? Kirjad, pöördud, helistad, mis sa ütled seal? Mis need põhinipid on? No, kõigepealt on vaja kirja, aga üks väga kasulik asi, mida teha, on otsida nende väärtust ja väärtust, mis on siis torega ja nendega ühist, et leidagi, et noortele elamuste pakkumine on näiteks info, eesmärk või üldsegi väärtus ja siis panus ühiskonna arengusse ja igal organisatsioonil või firmal on nagu oma väärtused. Vaadatagi neid ja mainida neid kirjas niimoodi. Nad ei saagi aru, et see on nagu nii isiklik. See on nagu tabav. Ja siis, kui kiri on olemas, siis hakkame kirjutama. Ja tavaliselt võtab kaua aega, et vastata. Mõnikord ei vastagi, mõnikord on kohe, et ei. Nii et see arvestus peab olema kogu aeg olemas. Sa pead nagu mõtlema selle peale, et mida on vaja ja kui mõni ei vasta, kas sul on olemas alternatiiv selle asjale. Et näiteks, kui sa tahad juhendajatele kujukesi, sellest me veel ei räägi, see on saladus. Ja siis tuleb mõelda, et kui üks ei ole nõus, siis kas sul on olemas alternatiiv sellele. Toho, see on kohe põnevust tekitav, ma ütleks. Jaa, see on nii äge teema, kui huvitav, et te sellega tegelete. Ja Elis, sinu käest olen tahtnud seda küsida, et ma tegelikult mäletan sind, kui mõned kuud tagasi juba esimest korda tuli kokku see suvekooli meeskond. Ja siis, kuidas sina ütlesid, et kuhu sa tahad panustada või mingi äge mõte oli sul seal kuidagi? Ei no, ma mõtlesin lihtsalt aidata ja ma tahtsin erinevaid valdkondi proovida. Et tahaks väga olla pesabi või saatejuht või õhtujuht, et nagu midagi sellist, isegi nagu, et saaks julgust näidata või sellist elurõõmu. See tundus minu jaoks väga äge. Ja ma arvan, et sul neid võimalusi jagub ka, kus sa saad julgust ja elurõõmu näidata. Ma tänan. Aitäh sulle, et sa oled meeskonnas. Issand, see oli tore kuulda. Tahetakse ja tehakse ja arvan, et sponsoritega tegelemine on kõige suurem, mitte kõige suurem, aga üks suuremaid töid, mis on vaja teha, nii et te olete väga tublid olnud. Aga nüüd kus meil veel käimata? Meediast on rääkimata. No me räägime meediast, vaatame, mis meil sotsiaalmeedias näha on varsti. Ma istun siia teie juurde. Nii lõbus sa kodusid. Me siia kahekesi. Andeks, ma kohe aitan teid jälle, aga ma pidin vahepeal Marjule näitama, mis me teinud oleme. Ja üldisemalt rääkides, mida teie teinud olete? Kuidas meedial läheb? No, me vaatasime siis minu ala, et sotsiaalmeedia, Instagram, TikTok. Et Instagramis tulid siin väikselt natukene ideid, et teha küsimuste neid kastikesi ja polle. Ja siis fotonurga idee tuli meile vahepeal Torevandiga saab teha. Aga Mari-Liis, mis ideed sul tulid? No ma tegelesin siin näiteks sellega, et kui me üritust alguses kokku paneme, siis sellest teha timelapse video
kuidas üldse need piltid ja asjad ja kaunistused ja kuidas need lähevad sinna üles ja samamoodi, kui me selle kokku paneme näiteks, kuidas seda teha või mis sinna kaadrisse enam-vähem jääks. Ja siis samamoodi selle osalejate siis väljakutsegi selle Instagrami mänguga, et mis see täpselt olla võiks või kuidas seda kutsuda või. Väga palju ideed, väga tore. Mul jäi kõrvu kõlama, et tahate torele TikToki teha või? Või noh, teha siin mingi video ja midagi huvitavat proovida. Kas see on siis, kas te teete torele TikToki accounti või? Ma arvan, see veel selgub. Olgu. Appi! Appi! Ma ütlen sellepärast, et ma ise üldse sellest eriti jälle midagi ei tea. Aga noh, see on minu probleem. See on lahendatav. No, ma saan aru, et teil ka töö käib ilusti kenasti. See on väga tore kuulda. Kas sul on nüüd enam-vähem pilt selge, Marju? Mul on pilt nagu mõnes mõttes selge ja helge, aga samas ka natuke hägune, sest aega ju veel sinnani on ja ma saan aru, et töö on, mis on selge, on see, et töö käib. Just. See on jumalast selge ja ajud ragisevad ja see on mõnus, see on nagu nii palju ideid, nii palju nagu sugust. Kindlasti ära nüüd, sa pilti täiesti terviklikuks loo, et meil pooled asjad on täiesti lahtised veel. Meil töö käib ja me veel arutame ja et tuleb veel uusi asju. Ja mõned asjad muutuvad ka veel. Kindlasti tule ka suvekoolis, näed kõike. Ma olen kohal nagu 5 kopikat. Siis on hästi. Ja ma ei tea, ma tahaksin ise veel hästi nagu vaatajale öelda esiteks, et aitäh, et sa oled olnud meiega sellel juba 3. hooajal. Aitäh, et sa vaatad kaasa, like'id, jagad ja kõikidele külalistele, et aitäh, et te tulete ja räägite oma lugusid ja oma kogemusi ja mõnda oma teemat, mida te tahaksite maailmaga jagada. Tule järgmisel hooajal kindlasti jälle, aga nüüd praegu pidulik punkt. Ma kutsun teid kõiki tordile. Olete te nõus? No siia meeskonna koosoleku vahele. Milline üllatus? Tõeliselt entusiastlik üllatus. Ei, kokku võib alati süüa. Palun teid siis sinnapoole ja vaatajad, mõnusad suve teile, kindlasti vaadake neid noorteklippe, sest igal teisipäeval põhimõtteliselt samal ajal on üks noorteklipp kindlasti üleval ja seda kuni suvekoolini. Miina, aitäh sulle, et sa tulid mulle kaassaatejuhiks. Muidugi, it was my pleasure. Kohe niimoodi, jah? Muidugi. Ja vaatame teadmiseks, ma panen siia saate pealkirja ja nagu teksti infosse sulle kokku ka numbrilised näitajad, et palju meil sellel hooajal minuteid kokku tuli, palju meil külalisi oli, paljud neist siis olid noored ja paljud olid täiskasvanud. Et sul oleks ka nagu huvitav lugeda siis selliseid numbreid. Ja aitäh veel kord, et sa oled vaadanud ja hooaja lõpu puhul mul on eriti hea meel, et mul on külas nii neid, kes on juba hooajal läbi käinud saadetest, kui ka tegelikult täiesti uusi külalisi. Aitäh, et tulite, tegite viimase saate ägedaks. Ja kallis vaataja, nagu ma ikka sulle ütlen, tule tagasi, sest stuudio